Tere kõigile! Mul on siiras rõõm olla teie ees ning tutvustada Euroopa Komisjoni tähtsaimat algatust rohepööret, mille eesmärgiks on muuta meie maailmajagu sajandi keskpaigaks kliimaneutraalseks, andes samal ajal hoogu juurde ka majandusele ja konkurentsivõimele. Aga alustame algusest ning vaatame, mis ikkagi on Euroopa roheline kokkulepe ehk Green Deal ning mis ajendas Euroopa liidreid taolise algatusega välja tulema. Nagu te kahtlemata teate, on kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine ohuks Euroopale ja laiemalt kogu maailmale. Selleks, et kurssi muuta ja seisu päriselt parandada, oli vaja siduvat plaani, mis võtaks vaatluse alla kõik tegevusvaldkonnad. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas Euroopa rohelist kokkulepet laiemale avalikkusele 2019. aasta detsembris. Seega oleme tänaseks sellel teel on 2 aastat. Antud aja jooksul olen mina saanud roheleppest ja selle tähtsamatest algatustest energeetikas rääkida 10 kordi ning mind on alati innustanud see, kuivõrd keskkonnateadlikud on noored. Just teie olete meie partnerid, et säilitada meie elukeskkond. Pariisis leppisid 195 riiki kokku eesmärgis hoida ülemaailmne keskmine temperatuuri tõus alla 2 kraadi. Ilma roheleppes planeeritud muudatusteta ei suuda Euroopa Liit täita ei 2019. aastal Pariisi kokkuleppe raamis võetud kohustusi ega ka kohustusi tulevaste põlvkondade ees. Hiljutine ÜRO valitsustevahelise kliimapaneeli raport hoiatas, et mõned kliimamuutuste tagajärjed on tänaseks juba pöördumatud ning kinnitas taaskord, et kliimamuutuste ja inimtegevuse vahel on ühemõtteline seos. See ei ole muidugi uudis, taolisi uuringuid on avaldatud aastakümneid. Täna oleme ka jõudnud olukorda, kus iga viivitatud kuu ja aasta muudavad protsessi tagasipööramise aina keerulisemaks. Ka Eestis leidub neid, kes püüavad kliimamuutusi eitada, kuid taoline ignorantsus on ohtlik. Piisab pilgust Eestimaa tänavusele, rekordkuumale suvele või üleujutustele Euroopas, et mõista kliimamuutuste karmi reaalsust. Ja need on üksnes näited meie kodu lähedal toimuvast. Ülemaailmsed muudatused on aga veelgi ilmsemad. Planeedi tervis on meie kõigi kätes. Õnneks näitavad uuringud, et kliimaküsimused lähevad eurooplastele vägagi korda. Rohkem kui 9 inimest 10 leiab, et kliimamuutused on tõsine probleem. Euroopa Komisjon tegutseb kodanike soovidele vastavalt ja nagu näha, astuvad ka liikmesriigid ühte jalga. Roheleppe sihtaastaks seatud 2050 on veidi vähem kui 30 aasta kaugusel. See aeg võib näida pikk, kuid niivõrd põhimõtteliste muudatuste tegemiseks on see aeg lühike. Vaid 30 aastat tagasi, 1991, sai Eesti riik taas iseseisvaks. See oli absoluutselt teine maailm ning selle 30 aastaga on tööstushooned ning liiklusvahendid muutunud silmapaistvalt vähem saastavaks ja me säästame energiat seal, kus 30 aastat tagasi laristati. Muidugi on meie teel 2050. aastani ka takistusi. COVID-19 pandeemia algas ju kõigest mõned kuud pärast roheleppe sündi ja oli neid, kes eeldasid, et värske kriisi tõttu unustatakse pikemaaegsed eesmärgid, sealhulgas värskelt välja hõigatud kliimaneutraalsus. Õnneks polnud see sugugi nii. Nimelt mõistis Euroopa Liit kiirelt, et rohepööre koos digipöördega peavad olema Euroopa Liidu kriisist väljumise aluspõhimõteteks. Just kriisi ajal on õige aeg majandust lisainvesteeringutega elavdada ja on õige teha investeeringuid tulevikulahendustesse, mitte eilsetesse tehnoloogiatesse. Euroopa majandus tugineb täna endiselt suures ulatuses söele, naftale ja gaasile. Me impordime 90% maagaasist ja 97% toornaftast, mida kasutame. Tõeliselt jätkusuutlik majandus tähendab aga suuri muutusi. Meil tuleb leida alternatiive fossiilsetele kütustele ja me vajame mudelit, mis põhineb taastuvenergial ja ringmajandusel. Vahendid mainitud muutusteks on olemas. Selleks, et väljuda COVID-kriisist tugevamalt, võeti Euroopa Liidus vastu 750 miljardi euro suurune taasterahastu. Selle nimi inglise keeles on Next Generation EU, mille keskseteks prioriteetideks on mainitud rohe- ja digipöörde toetamine. Taaste- ja vastupidavuskavade koostamisel oli liikmesriikidel kohustus planeerida vähemalt 37% rahalistest vahenditest rohepöörde toetamisele.
Rohepööret abistavad põhimõtted kehtivad ka Euroopa Liidu 7-aastasele eelarvele. Kõiki liidu vahendeid kokku lüües on meil kasutada koguni 1,8 triljoni euro suurune finantspakett, mis on läbi aegade suurim. Head noored, lubage mul rääkida veidi põhjalikumalt ka valdkonnast, mille eest on mul au Euroopa Komisjonis vastutada, ja see on energeetika. Üks suurimaid rohepöörde väljakutseid asub just selles sektoris, kuna koguni 3/4 Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heidetest on pärit energia tootmisest ja kasutamisest. Toetamaks liikmesriike üleminekul dekarboniseeritud energiasüsteemile on Euroopa Komisjon viimase 2 aastaga välja käinud mitmeid olulisi algatusi ja neil on enamasti pikad ja keerulised nimed. Aga läbi nende algatuste toetame me vesiniku kasutuselevõttu, kiirendame avamere taastuvenergia võimsuste ehitamist, toetame hoonete renoveerimist ja vähendame ka metaani heidet. Kuid eesmärk neil kõigil algatustel on üks: aidata muuta meie energeetikasektorit puhtamaks ning tõhusamaks. Roheleping ja sellega kaasas käivad strateegiad on muidugi eelkõige visioon, mille rakendamiseks on vajalikud konkreetsed õigusaktid. Püüeldes rohelisema tuleviku poole, tuleb vaadata ka seda, kus ollakse praegu ja milline on astutavate sammude mõju kõikjal Euroopas. On tähtis, et suuri plaane tehes ei unustataks ega hüljataks ühtegi piirkonda ega ühtegi inimest. Eesti kontekstis on kindlasti kõige ebakindlamas situatsioonis Ida-Virumaa, kus põlevkivisektori töökohtadel on väga suur kaal. Euroopa Komisjon on algusest peale öelnud, et rohepööre peab olema kõigile õiglane ja kedagi ei tohi maha jätta. Euroopa vastus ja tugi nõrgematele piirkondadele on õiglase ülemineku fond. Antud rahastu pakub abi just nimelt nendele piirkondadele, mis sõltuvad fossiilsete kütuste kaevandamisest või tööstusharudest, millel on suured heitmed. Kliimamuutuste peatamiseks aga üksnes Euroopa pingutustest ei piisa. Siinsed 27 liikmesriiki vastutavad kokku vähem kui 10% globaalsete emissioonide eest. Õnneks on Euroopa Liidu eeskuju teistelegi innustavalt mõjunud ning kliimaneutraalsuse eesmärgi on endale seadnud riigid Hiinast Ameerika Ühendriikideni ning Jaapanist Lõuna-Aafrikani. Viimati liitus kliimaneutraalsuse klubiga Saudi Araabia. Kui ka oma majanduse nafta ekspordil üles ehitanud riigid ei näe muud võimalust, kui investeerida puhtasse energiasse, siis on see selge märk kliimamuutuste tõsidusest ning muutuste möödapääsmatusest. Peame tegutsema koos, noored ja vanad, vaatamata enda vaadetele või elukohale, sest teist planeeti meil kahjuks varuks pole.